Tere! Minu nimi on Elina Sildre ja olen lasteraamatu illustraator. Ja tahangi täna teile rääkida oma töödest ja tegemistest. Nii. Need ei ole küll ajalises järjestuses, aga siin on mõned minu illustreeritud lasteraamatud ja ka tegelusraamatud lastele. Ka mõned üks tõlge ja ka mõned laste õpikud ja töövihikud. Eks töid ole veel kõige rohkem, aga kõike mul ei ole ka kodus. Minu esimesi töid, mida hakkasin kunagi tegema, oli kaastöö tähekesele. Ja kaastöö oli siis naljapildid. Et siin on vist viimase tähekese naljapildid. Ja kui tahate näha, kuidas need sündisid, siis ma võin teile näidata. Seda saame näha minu iPadist, millega ma joonistan. Kõigepealt, kui ma saan naljad kätte, loen ma need kõigepealt läbi loomulikult. Ja siis ma panen kohe esimesed mõtted kõik visandan ülesse. Ja ma üritan alati ka nagu seda mingit oma nalja sinna panna veel, kui tavaliselt naljad on väga naljakad. Ma ikkagi tahad, et ise ka midagi lisada. Ja siin ongi nüüd näha, kuidas see on mul esimesed mustanti lehekülg. Joonistus on hästi lohakas, hästi siuke, ma ei mõtle eriti midagi, lihtsalt sirgeldan kõik üles, mis pähe tuleb. Ja siis pärast juba näeb, et siin on juba hakkavad puhtam joonistus peale tulema. Ja ma pean muidugi jälgima, et see pilt ei läheks mul teksti peale ja et see pilt ei oleks liiga tihe või liiga hõre või see kõik oleks ikka ilus ja terviku mulje jätaks. Siin ma lisan nüüd juba igasuguseid tekstuure ja kõige viimasena tuleb alati värv. Et mõnikord ma teen ka lihtsalt värvi ja pindadega, aga tavaliselt teen nagu sellises stiilis tähekesele. Veel üks töö, mida olen tähekesele päris palju teinud, on koomiksid. Ja ma alati siin tagumisel küljel tavaliselt. Tegelasteks on põhiliselt lapsed, aga päris tihti on tegelasteks ka loomad. Näiteks siin on koos koer. Koeri teen üsna palju koomiksitesse. Ja kes oskab võru keelt, siis nendel on muidugi eriliselt vedanud, sest kõik tähekese koomiksid, mitte küll päris viimased, on ilmunud selles suures kogumikus. Siin on mul see Roberti seiklused ja need on kõik võrukeelde tõlgitud. Ja siin on selline suur 2 vihik neid kõiki. Ja võrukeeles on need minu meelest isegi veel naljakamad. Mõnes võib-olla nali pole hästi välja tulnud, siis võrukeeles lugeles tundub isegi täitsa hea nali juba. Siin on hästi palju perekonna tegemisi ja opsakaid ja nalju ja kõik valesti võib minna. Aga alati ma üritan ikkagi alati teha naljakaid koomikseid. Paljusi neid on tõlgitud ka vene keelde, sest täheke ilmub ka vene keeles. Ja näiteks ma tean, et see on kindlasti vene keeles tõlgitud. Selline kogumik. Ma mõtlesin, et äkki loen teile enda ühe koomiks ette. See on ilmunud tähekeses ja selle pealkiri on Soodnõust. Ohoo, mingi uus kauplus. Külastage meie soodsat poodi. Nii odav. Osa vajalikke asju saan puhta muidu kätte. 8 asja 3 hinnaga. Iga karu ostult 1 sent kiisude toetuseks. Selle karu võtan ka, sest kiisud mulle meeldivad. Siin ongi 1 kiisu ja veel nii palju alla hinnatud. Iga ostja kohta maks 10 teritajat. Olen neid vist koolis näinud. Peaks igaks juhuks ikka 10 võtma. Uskumatu. Minu lemmik multika jänkude krõbinaid. Kindlasti peab proovima. Osta pall, saad kommi tasuta. Jess, tasuta komm kauba peale. Vana pall oligi nii tobe juba.
kodus. Sa ei kujuta ette, kus mina käisin. Poes äkki, aga mitte tavalises. Ma säästsin 34 eurot ja maksin ainult 23 eurot. Sel juhul meie Miisuga hoidsime kodus kokku lausa 57 eurot. Lõpp. Aga Täheke pole sugugi ainuke lasteajakiri, mida ma olen illustreerinud, vaid neid on teisigi. Näiteks väiksematele lastele ilmub Eestis juba tükk aega ajakiri Mesimumm. Siin on nüüd mõned uuemad numbrid. No siin on natuke keegi juba siin täiendanud minu joonistust, et ma ise ei oska nii hästi värvida, et siis on natuke paremaks tehtud. Et jah, seda Mesimumm on ilmunud juba ka kui palju numbreid. Vaatame, mis siin on. Siin on jah, üle 170 numbri juba. See ongi üks viimaseid. Ja mina olen sinna teinud kõik võimalikke asju. Illustratsioone, nuputusi. See on selline kleepsupilt. Ja see on üks vanematest piltidest, mis on tegelikult 7 aastat tagasi ilmunud. Siin peavad lapsed otsima igasuguseid asju, mis siin peidus on. Ja olen teinud ka Mesimummi koomikseid. Päris pikalt ilmus selline sari Miisust ja Pontust. Siin nad parasjagu riisuvad lehti. Ja siin on ka selline piltlünktekstid, on samuti hästi popid. Aga mina pole neid kleepinud, aga siin on näha, et keegi on siin kõvasti kleepinud neid. Siin on samuti üks kleepsuvihik, kus siis lapsed on lisanud neid kleepekaid siia pildile. Ja see on ka üks viimastest numbritest. Hästi palju olen läbi aastate teinud ka erinevaid nuputamisi ja mõistatusi. Sinna siis seda ma olen teinud nii ajakirjadesse kui ka nuputusvihikutesse. Ja seda mul endal lapsena meeldis väga teha. Ja praegu teen ka suure põnemusega, et neid on igat sorti siin. Peab erinevusi otsima ja juukseid joonistama ja siin on ka juba noor kunstnik on lisanud, täiendanud minu seda pilti. Ja siin peab otsima valesid asju. Niisuguseid pilte meeldib mulle väga teha, kus saab mõelda asju, mida tegelikult ei ole. Ma ei tea, mõnes peres võib-olla ongi tegelikult elu selline, et polegi midagi valesti. Aga noh. Nii, siin on ka minu tehtud kaanepilt. Kaanepiltidega saab teinekord päris palju nalja. Ükskord ma tegin sellise kaanepildi Mesimummile. Ja mitu aastat läks enne, kui ma aru sain, et mis selle kaanepildiga on valesti. Ma ei tea, kas ma ütlen teile seda, äkki mõtlete ise välja. Siin on midagi väga-väga valesti. Aga kuna ma iga päev ise natuke joonistan, siis mõtlesin, et äkki natuke õpetan teile ka mõned head nipid. Näiteks see on üks ülesanne, mida ma andsin lastele oma kunstiringi tunnis. Mul on selline väike joonistamishimuline kunstiringi grupp ja nendel oli siis ülesanne nunnadest loomadest. Siin me tegimegi nüüd natukene näiteid, et kuidas on palju tüdrukuid, siis need väga huvitavad nunnud tegelased. Ja siin ma tegin ka ühe väikese näite, kuidas võimalikult nunnud tegelast saada. No siin ilmselgelt on kõige nunnum tegelane number 1, kuna tal on silmad siin niimoodi pea allpool ja need on hästi suured ja ümmargused ja ta on ise ka hästi ümmargune ja kõrvad on hästi pisikesed. Ja siin on kõik teised variandid sellest samast jänesest ja see nagu ei pruugi nii väga nunnud olla. Kas on silmad liiga pisikesed või nina on liiga pikk või on ta lihtsalt süke natuke hullumeelse näoga. Aga vaatame edasi järgmise näite puhul. No tavaliselt tigu nagu ei ole väga nunnu loom ja ma üritasingi teha niisuguse hästi nagu tavaliselt niisuguse mitte nunnu looma, aga temast siis teha niisuguse nunnu versiooni. Ja mis see trikk oli, siis trikk oli selline, et võimalikult ta nagu niisuguseks väikseks palliks teha, et ta oleks ülevalt ja alt kõik nagu ühtlaselt. Et ta temast oleks nagu väike palli saaks ümber siia joonistada. Sest see on ilmselt tema ema või isa, see ei näe sugugi nunnu välja, sest ta on selline välja venitatud ja ei näe nii armsake välja. Et üks teine trikk oli siis teha võimalikult proovida niisuguseks ümmarguseks teha seda. Nii, siin olid erinevad kalad. Lapsed palusid, et ma teeksin nunnu piraaja. Kes ise võib-olla väga nunnu loom ei ole, aga siis me tegime erineva nunnudusega piraajasid.
esimene võib-olla kõige vähem nunnu, siis kõige keskmisel nunnu ja kolmas siis on, kes on kõige ümmargusem ja kõige nunnum. Ja kõiki neid samu nippe võib ükskõik millise looma puhul kasutada. Siin me tegime nüüd nunnu vastase tegelase. Noh, mõtlesime kõige nunnuma looma, keda me suutsime mõelda, ehk siis koala näiteks, nunnumai loomi ja proovisime teha tast võimalikult mitte nunnu versiooni. Ja mis on siis trikk? Trikk on selline, et noh, nagu ikka, kui ütleme tavaliselt nunnul koalal on ikkagi silmad siin näo keskosas, siis tõime need hästi ülesse, tegime hästi kandiliseks, pea hästi pisikeseks ja tuligi selline üsna hirmuäratav koala. Teine versioon oli nunnu jänku. Siin pildil jällegi ei ole kõige nunnum. Samad trikid kõik. Selline suur kandiline keha, pisike pea ja niisugused pisikesed silmad. Ja kohe tekib selline suur hirmuäratav jänes. Siis me üritasime teha niisuguseid veidraid jäneseid ka. Et noh, see nüüd ei ole päris hirmuäratav, aga ega ta väga nunnu ka ei ole. Siin olidki need samad nipid jälle, et vältida niisuguseid ümmargusi vorme, või on tal hästi nurgeline, välja venitatud, kas siis käed või jalad või kõrvad. Ja see on natuke selline võib-olla nukramapoolsem jänes. Aga siin on üks nunnu konn. Kuigi me just pärast tegime kohe ühe mitte väga nunnu. Ja see nüüd oli mitte nunnu konn. Aga niimoodi vormidega ja ka värvidega mängides, näiteks siin me kasutasime niisuguseid koledaid värve. Ja siin jällegi natuke niisuguseid nunnumaid värve. Et siis proovige teie ka teha. Võtke üks nunnuloom ja tehke ta mitte nunnuks ja võtke üks hirmuäratav loom ja tehke ta nunnuks. Aga vaatame natuke üheskoos raamatuid ka, millele ma olen pilte teinud. Neid on aastate jooksul päris palju, täpselt arvu ei oska öelda, aga mõned on siin laua peal. See on näiteks Mustikavõõpaja lood ja teised lood. See on siuke natuke selline, siin on hästi palju niisuguseid välja mõeldud tegelasi, kes kõik toimetavad nagu Eesti metsas. Kõik võimalikke veidrad tüüpe on siin. Seda oli väga vahva teha. Mulle meeldib ka teha ka niisuguseid tegelasi, keda tegelikult pole olemas ja ise neid välja mõelda. Aga jah, liigume edasi. Vaatame, siin on näiteks Peeter sõpradele Peetrike. Mõned inimesed on öelnud, et see peategelane Peeter, et see natuke meenutab minu poega. Aga noh, kahjuks ei saa seda praegu näidata, et kas see vastab tõele või mitte. Siin on niisugused seiklused lasteaias ja natuke kriminaalsed sellised kommilood siin. See nüüd on joonistatud käsitsi ja hiljem arvutiga värvitud. Et läbi aastate mul on joonistamise vahendid muutunud ja natuke ka võib-olla piltide stiil sellega seoses muutub. Siin on veel üks päriloogi raamat. Siin on hea näha, et mõnikord tõlgitakse Eesti autorite raamatuid ka teise keelde. Näiteks siin on üks saksakeelne tõlge. Aga noh, pildid on tõlkel ikka samasugused, pilte ei tegi keegi. Nii et siin on jälle pisut natuke teises stiilis, kuna see on mul nüüd ainult arvutiga joonistatud ja arvutiga ka värvitud. Siin on Leemuri poisi seiklused ühes maailmas. See oli kaheks päris lõbus. Väga palju olen teinud koostööd ka Heidi Vallikuga. Pikki asju ei olegi siin praegu, mis me oleme koos teinud, aga see on üks viimaseid. See on üks sari, mis räägib inimese kehast. Ja see on selle kõige pisemat, siin on Heidi enda pühendus ka. Ja siin on, see nüüd on kõhuraamat. See räägib kõiki asju, mis võib kõhuga juhtuda. Ja siin on väga palju pilte. Ja kuna inimesel on peale kõhuga muid kehaosa, siis nendest on samuti oma raamatud. Nagu näiteks kätest
jalgadest. Jalad olid kusjuures ka esimene selle sarja osa. Aga lõpuks pea. Varem vaatasime raamatuid, mis on juba ilmunud, siis nüüd tahan teile näidata pilte raamatust, mis veel ei ole ilmunud. Raamatu autoriks on Monika Undo ja see räägib ühest hernehirmutisest. Hernehirmutis Hugost täpsemalt. Ja siin ongi nüüd mõned pildid sellest raamatust. Aga lugu on siis selline, et Hugo on alguses väga sööke pahur ja torisev, aga siis ta saab endale sõbra, selle väikese hiire ja siis tema elu muutub. Ja eks te siis raamatust loete, mis seal saama hakkab. Aga need pildid ei ole veel kõik valmis ja töö käib. Üks teine raamat, mis samuti varsti ilmub, on Kadri Hindrikuse poolt kirjutatud Taks ja togi. Siin on üks näide nüüd ühest leheküljest, mis ilmus Tähekeses. Ja siin on siis samuti näha nüüd see pildi sündimislugu. Et kõigepealt sellised esmased visandid ja siis hakkab see unistamine pihta. Ja kõige lõpus on siis viimistlus ja see ongi siin ongi ühe värviga, et siin väga palju värve ma ei pidanud, aga ega see tihtilugu asja kergemaks ei tee. Ja siin on üks päris jube hetk, kus nad parasjagu manniluas peidus. Aga eks te seda saate raamatust lugeda varsti. Jah, nii et see on siis teine selline põnev projekt, aga eks kogu aeg on midagi käsil, nii et eks kohtume siis ajakirjade ja raamatute vahendusel. Ja head joonistamist kõigile!